Hei, ma tahtsin selle oma maagiast rääkida, numbritest nagu, et on olemas selline nagu ütlus või rääkimine, et kui näed selliseid ühesuguseid või mingi teatud numbrikombinatsioone, siis see võib miskit tähendada. Ja siis on nagu numbritega seotud inglid on seotud äh, kes nagu soovivad midagi head või see miskit tähendab. Et ma päris tihti näen kellaaegu, et 14.14 ja 13.31 ja näiteks eile ma mõtlesin inglitest ja mul ei olnud und ja vaatasin mobiili äkitselt, siis kell oli 01.23 ning mm, vahel ma näen seda enne seda maagilist aega, näen, et 1 minut on aega, siis ikka selle kuva tõmmise uue mobiiliga. Ning ma ei tea kunagi, mida täpselt need inglid mulle soovivad, aga ma alati tunnetan, et see on midagi head, et kõik läheb hästi ja õnn on minu poolel ja ma olen rõõmus, et nad annavad endast märku mulle. Ning ma olen ka numbrikombinatsioone uurinud, aga noh, täpselt vahel olen 3 numbritega peab nägema või noh, aga mina näen nagu 4 numbrit kellaajaliselt niimoodi. Eile oli mingi saade, see oli 23 ja õhtul hilja nägin seda 23 numbrit ja täna öö, sattusin nagu märkama seda kellaaega, kell oli 1, 2, 3, 4 nagu. Ja ma ei tea, see on päris kihvt. Ma kogu aeg tunnetan, et hingele soovib mulle midagi väga head ja mina olen sellega rahul. Ning ma mingi see üks raamat ka siin, mingi Barbarade angelis nagu Angel nagu ingel. seal oli ka elu 10 põhitõde. ma ei tea, kas te juba lugenud, et kui sa ise oled õnnelik, siis see ongi sinu sisemine õnn ja sa kirgad seda välja. kui sa oled kurb, siis sa ei saa tunda seda rõõmu ja kui sa näed seda paremates valguses ja teed endale rõõmu ja tunned ennast paremini, positiivsemalt, siis sinu ümber ongi õnn. et üks päev oligi nii, et olin kuidagi muserdunud, väsinud, tüdinud kõigest. aga siis ma lugesin ja tunnetasin, kuidas Kiki tuli minule appa. ma tegin pai, see oli see hetk oli minu õnn. minu õnn on, et ta oli mind lahutamas, minu juures. see oli see, et mees toob varsti koju ja toob head. nagu jõuluvana toob kotiga ja mina vaatan, mis ta head toob, onju. et see on ka minu väike õnn, onju. et mul on soe kodu, mul on hea mees, hoolitsev, mul on süüa, peaväri, et kõik on jumalast õnnelik ja tore. ja ega õnneks ju palju ei olegi vaja ju. mina ükspäev mõtlesin, et noh, mis on see rõõm ja õnn onju. et, et ei ole vaja ju üüratuid ehteid ja reise ja muidugi kunagi elus midagi võiks saada, aga kui mees toob nii tihti mulle lilli ja kui neid on nii palju, et iga piltigi teha Instas. ja ma mõtlesin, et minu õnn on siis ka näiteks, kui ma saan mehe kaisus olla, tema head energiat annab mulle. või kui minu Päs või Kikiga on kõik korras, saan neile pai teha, nad lohutavad mind, nad on rõõmuks mulle tegevuseks. saan neile anda elurõõmu ja süüa ja pai ja rääkida nendega juttu ja kui inimene saab vett juua, vesi on kõige halvas ka ju. et süüa sa võid, aga vett su keha ikka natuke vajab, see on kõige puhtam, see on kõige tavalisem asi on nagu vesi. ja vesi võib ka olla väga õnnelikuks teha mind võib teha küll. mind teeb vahepeal need, mis need on, need spordi joogimoodi pudelid, need 750 milliliitrit. seal on ju niimoodi, et see vesi on tavaline vesi, aga see pudel on nii hea ja siis ma joon seda spordivett ja see on ilusa kujundusega, nii mõnus vesi. jah. kuid ma ei teagi, ma pole ammu võimelnud ja peaks juukseid kammima ja mm,
niisugune jälle nii pikaks kasvanud ja ulatada võiks üks päev, jah. Kui on ju naiste jamad, siis ei taha ju kõhule liiga teha ja tahad ju puhata ja. Ning ma tean, et Ingrid soovib mulle iga päev head. Ma tean, mul on natukene see Ingli numbrimaania või hullus. Teen sellest pilti ja natuke teen minutiga sohki vahest. Aga et jaa, see nii meeldib mulle. Ja ma tunnetan seda head aurat ja seda mõnusat olekut ja ma tean, et kõik läheb hästi ja nad on minu läheduses. Mul on vist mingi uue mobiiliga oktoobrikuust detsembri alguseni juba mingisugune 130 pilti tehtud maagilistest kellaaegadest nii-öelda minu jaoks. Ja ma usun, et see kogu aeg on mingi hea soov ja hea olek minu läheduses. Ma täpselt veel ei tea, mis see kõik on, aga see teeb mu nagu sisetunde teeb hästi mõnusaks ja heaks. Ma tean, et nad valvavad mu järgi ja nad on hästi lähedal ja nad ütlevad, kõik saab korda alati. Ja nii ongi. Sellest inglimaagiast ma tahtsingi eriti rääkida, et ma usun sellesse ja ma tean, et nad alati ootavad ja teevad head.